Alustab taskuhääling Peapall. Räägime vutist teadlikult. Tere tulemast kuulama taskuhäälingut Peapall, kus oma asjatundjad arutavad Eesti jalgpalli ja jalgpallurite mõtestatud arendamisest. Meie seekordse episoodi teema on jõutreening jalgpallis. Räägime sellest, et milline võiks üldse jalgpalluri jaoks jõutreening välja näha, millised meetodid ja kuidas põhitreeningute kõrvale sellist asja üldse paigutada. Mina olen Silver Grauberg ning minuga koos on siin stuudios Johan Kaspar Ivask. Tere Kaspar! Tere Silver! Kõigepealt tutvustan ennast selle podcastiga seoses siis, et ma olen FC Floras, töötan kehalise ettevalmistuse treenerina ja Johan Kaspar, mina töötan siis noormängijatega ja Kaspar töötab meil siis esindusvõistkonnaga. Et varasemalt on ta olnud ka Levadias, Tallinna Kalevis ning Soome esiliiga KTP esindusvõistkondade juures. Ja praegult on Kaspar lõpetamas esimest hooaega FC Flora esindusmeeskonna juures. Palun hinda subjektiivselt kogu hooaja lõikes 1-10 skaalal, kui tähtsal kohal on FC Flora esindus meeskonna jaoks jõuharjutused? No, päris hea küsimus kohe siia algusesse, et kui me seda võib-olla suurt pilti vaatame, siis nii nagu professionaalsete jalgpallivõistkondade kõige suurem eesmärk siis on ikkagi tulemus, et saavutada siis võit, saavutada need eesmärgid, mis on enne hooaega pandud just tulemuse mõttes. Ja ma arvan, et kui sinna jõutreeningu ja sinna sellisesse abistavate treeningute juurde tuua või niisugune parandavate siis või abistavate, et parem sõna, et selle tähtsus on täpselt nii suur, et see oleks, et see aitaks siis mängijatel püsida kas terved ja neid arendada veel paremateks mängijateks, et kindlasti on tal oma koht nagu olnud ja ma arvan, et see kindlasti ka pigem ei lange, et pigem selle tähtsus ka kasvab, eriti kui teadmised selles valdkonnas lähevad veel paremaks ja võimalused samamoodi, et tal on kindlasti oma roll olnud selle üpris hea hooaja juures kindlasti. Tõid välja sooritusvõime ja siis sellise vigastuste ennetamise teema juba, et need on siis kaks peamist, mis sa näed, et seal jõutreening teile annab? Ja, et kui seda üldse jõutrennist nagu mõelda või rääkida, et mis see on või kuidas see on, siis arvatavasti seda saab erinevat moodi nagu enda jaoks lahti mõelda, et aga võib-olla jalgpallis me saame luua oma ettepaneku, et jagadagi seda selliseks, et jõutreening või selline treening, mis aitab meil olla pigem terve, aitab meid hoida treeningutel, et me saame kõikidest treeningutest osa võtta, peame vastu sellele koormusele ja võib-olla siis see teine pool veel parandada seda sooritust väljaku peal, et aidata mängijatel saada paremaks just selle 90 minuti jooksul, mis nende tegevused nagu vajavad, et kas see on siis seal juures nagu on ka veel suur rõhk, ütleme, oskustel, näiteks mängida duellis või siis olla kiiremad kui teised või muuta suunda nii-öelda paremini, et võib-olla me võime mõelda sellest jõutreeningust hoopis niipidi. Tean, et sulle need sellised numbrid ja vekslid nagu väga ei meeldi, aga proovime ikkagi midagi välja pigistada, et sinu enda jaoks, kuidas sa näed nagu seda tähtsust ikkagi, et kas ta pigem jääb sinna 3-4 kanti või sa pigem näed, et see jõutreening on ikkagi seal 6-7-8 midagi nagu sinna mastaapi? Ja ütleme, et võistkonna ala on selline huvitav ala ka, et seal sa võid ka võtta, ütleme, mängijate põhiselt, et kindlasti on mõned sellised mängijad, kes seda vajavad rohkem nii ühes kui teises selles nii-öelda teemas või selles alapunktis, mis me panime, et aga on ka mängijaid, kellele võib-olla seda nii palju pole vaja, et ma arvan, et mida kõrgemal tasemele
me lähme, et seda spetsiifilisemaks me läheme ka, et me peame leidma suures pildis need asjad, mis mängijatel töötavad, nagu siin paar podcasti tagasi oli ka, ütleme, see oli vist taastumisest, et kus räägiti, et peame leidma need asjad, mis nende mängijatele toimivad, mis neid aitavad, mis lubavad neil kas siis võtta raskematest treeningutest osa või mängida paremini siis need 90 minutit, et ma arvan, et seal lähme hästi juba spetsiifilisemaks ka mängijate osas, et sellepärast ongi raske öelda, et kui tähtis ta täpselt on, aga kindlasti on asi, millega me tegeleme ja mille osas me tahame ise veel targemaks saada ja paremaks. No lõpuks ta on nii ehk naa nagu subjektiivne, et sina võid öelda siin mingi ühe numbri, aga ma ei tea, lased siin Rauno Sappinil või Matvei Igonil öelda, siis nemad ütlevad nagu võib-olla hoopis teise numbri, et see nagu ütlesid individuaalne. Aga sa juba siin tõrgendusest hakkasid rääkima, aga ma pakun välja omapoolse sellise väikse nagu variandi, kuidas jõutreeningule vaadata. Et jõutrenn on täiesti erinev jalgpallimängust ning kui me tahame arendada võimalikult häid jalgpallureid, siis peaksime ju maksimaalselt rõhku panema ikkagi nendele tegevustele, mis toimuvad väljakul, mitte jõuharjutustele. Seega jõutrenn on jalgpalluri jaoks lisaenergia ja aja raiskamine, mille asemel me saaksime ju lihtsalt teha rohkem jalgpallitrenni, rohkem jalgpallisi kordusi ja seeläbi arendada paremaid jalgpallureid. Jah, see on üks viis, kuidas seda tõrgendada, eriti siis ma olen nagu viimase ajal mõelnud ka selle energia ja aja raiskamine, et päris tihti on küll selliseid olukordi, kus või näed, kas mitte meie klubis või siin olukorrad või kunagi ennem olnud, et see võib-olla treening ei ole nii eesmärgipärane või jääb natuke selgusetuks, et mis sellise treeninguga nagu ta näeb võib-olla isegi vinge välja, ja võib-olla isegi on lahe teha seda, aga kui meie eesmärk on nagu ikkagi olla need 90 minutit nii head, kui me saame, et siis võib-olla on see lause võib-olla oli minu jaoks isegi päris tähtis, et mille peale nagu mõelda, et see aitab nagu enda sees ka võib-olla nagu mõtestada paremini, et miks ma midagi teen, mille jaoks. Jah, et meie või minu võib-olla siis selle jõutreeningu nagu lahterdab niimoodi suures pildis 2 võib-olla annab ka ise need nagu vastused juba kätte, et me peame tegema mingisugust jõutreeningut, et saada võib-olla osaleda nendel treeningutel, et ennast ette valmistada, enda nii-öelda nõrku pooli järgi aidata, tugevdada, et kahjuks me inimestena masinad ei ole, et vahetame mingi jupi välja ja kõik läheb edasi, et me peame leidma nagu selle hea tasakaalu, et kui näiteks siis väga palju ühesuguseid liigutusi või selliseid asju, mis võivad meile lõpuks nagu meid piirata, et peame kuidagi leidma selle balansi, ja teiselt poolt jälle see sooritusvõime parandamiseks ka, et kui mul on näiteks see võime olemas või ma tean, et ma olen päris tugev, et liigutan näiteks mingit suurt raskust või täpselt selles jooksusammu näiteks välja astes ma olen hea, tugev, ma suudan ennast kontrollida, et ma arvan, et see on ka jällegi mu 90 minuti jaoks tähtis, et see võib väga kriitilistel olukordadel mängida päris suurt rolli, kuidas ma käitun, et vastavalt sellele ka, et ma usun, et see ei ole nagu, et see on üks viis, kuidas seda vaadata, aga võib-olla kui rohkem seda lahti mõtestada enda jaoks ja mõelda, et kuidas see võib-olla jõutreeningust oleks kasulik ja oleks selline abistav asi, et sealt võime saada päris palju kasu. Mm-hmm. Ma isiklikult arvan ka, et see tegelikult see mingis mõttes seda käsitlust ei saa nagu valeks lugeda, mis ma nagu ette lugesin, et teoorias nii on ka, aga selle jõutreeningu tuleb nagu hästi kaval olla, et see ei hakkaks nagu olema nagu olulises rollis või nagu väga tähtsal kohal meie treeningprotsessis, et ta pigem ongi, nagu sa kohe alguses ütlesid, et ta on abistav, et
see on see, mis meil aitab mingisugust nagu väikest nüanssi nagu paremaks saada ja mingis mõttes seesama, mis sa ütlesid, et ta saab nagu trennides osaleda, et seda me oleme näinud ja uuringud on seda nagu kinnitanud, et millest me saame ka pärast rääkida natukene pikemalt, aga et see nagu aitab ikkagi olulisel määral siis mängijatel tervena püsida, et jalgpall nii palju kui mina sellest olen nagu aru saanud, siis on tegelikult küllaltki ükslune liikumine tegelikult, et liigesed ei saa nagu kõiki liikuvusulatusi täies mahus pidevalt ja tugeva nii-öelda siis koormusega, et siis me peame nagu neid kohti nagu järgi aitama, et meie keha saaks nagu siis nagu terviklikuna töötada. Et mingis mõttes üks luisus või ühekülgsus nagu jalgpallis tegelikult esineb, et see on siis nagu see jõutreeningu üks elementi, mida aitab. Pärast saame siis selle sooritusvõime parandamise juurde ka täpsemalt tulla. Aga üks asi, mis ma endale veel kirja panin, et enesekindlus. Kuidas sa üldse tõgendaks seda, kas jõutreening annab jalgpallurile enesekindlust juurde? Jah, et ütleme, et kõik asjad, mis annavad neile mingisuguse eelise või sellise kas või psühholoogilise eelise, ma arvan, et me võiksime neid ära kasutada. Et kui see on näiteks jõutreening või kui see on teadmine, et ma olen tugev, ma olen võimeline päris paljuks nagu, et kas siis mingeid raskuseid liigutada või et ma olen kiire või suudan plahvatuslikult hästi kiiresti neid raskuseid liigutada, et ma arvan, et kui see annab mingi eelise minu mängijale, siis ma arvan, et ma kindlasti tahaks nagu seda ära kasutada nagu selle heas mõttes, et saada sealt mingi jällegi eelis siis väljaku peal. Et see, jah, ma näen ka seda ja mingis mõttes ka, ma ütlen, et keha ehitus annab mingil määral mängijatele enesekindlust, et ma natuke kogesin ka ise seda, et kui sa tunned ütleme, kui sa tunned ennast sellisena, et sa oled nagu tugev, kas või ka ülakehast, et sul on nagu mingit lihasmassi, ma räägin nüüd sellest, et sa pead nagu Ott Kiivikas välja nägema, aga võtame sinna Cristiano Ronaldo poole rohkem, aga et sa tunned, et sa oled ülakehast tugev, siis sul mingis mõttes on ka duellidesse minekus on selline see võib-olla enesekindluse tase, algtase nagu kõrgem, et sa lähed sinna väljakule ja sa tunned, et okei, et sa oled nagu valmis nendeks duellideks, et kui sa vaatad, ma ei tea, siin suuremad ründajad olid, mina mängisin siin veel, see oli Rimo Hunt, Tarmo Neemelo, et sellised suured mehed, et siis nende vastu sul on võib-olla kaitsena näiteks enesekindlust rohkem või just vastupidi ründajana, et see oled jõulisem. Ja, et nende oskused ka ma arvan kindlasti, et kuidas seda eelist enda jaoks nagu ära kasutada, et ma arvan, et nad läbi oma kogemuste ja nende korduste nagu ja õppisid jõuda ära kasutama ka. Õppisid arvatavasti seda mingile maani nagu ära kasutama, et kas see oli ka siis nagu oli see kelle poolt suunatud nagu teadlik tegemine või oli see läbi nagu kordust, et aga jah, nemad, ma arvan, suutsid seda päris hästi sellisel tasemel siin nagu ära kasutada. Jääme siis praegult selle liigituse juurde, et sooritusvõime, vigastusennetus ja enesekindlus, et lähme sinna vigastuste ennetamise juurde natuke lähemalt, et ma vaatasin natukene ka teaduskirjandust veel värskema pilguga üle, et ja ütleme nii, et mina töötan siis peamiselt ka U21, Flora U21 võistkonna juures ning meie trenni eelsesse ettevalmistusprogrammi, ehk siis mängijad tulevad meil 5 minutit enne trenni väljakule valmis ja siis nad hakkavad seal iseseisvalt nagu ütleme, nimetaks mobilityks, aga ütleme soendust või trenniks ennast ette valmistama, siis sinna me lisasime see hooaeg nagu süsteemselt, et iga trenn nad teevad mõne jõuharjutuse, mille eesmärk oli ka vigastuste ennetamine. Minu hinnangul see toimis väga hästi, mul ei ole küll nüüd varasemat kogemust otseselt, kus me ei oleks seda teinud, ehk siis me kunagi ei tea, et võib-olla kui me ei oleks teinud, oleks samamoodi läinud. Aga üldplaanis arvestades selle hooaja koormust, kus oli väga tihe mängude graafik tänu siis kevadisele pausile ja
ja oli väga palju, ütleme siis me suutsime ka tõsta oma treeningtempot, siis need koormused läksid oluliselt suuremaks, aga samas vigastustega me suutsime küllaltki hästi nii-öelda siis võimalikult madal hoida vigastuste hulka. Üks näide, mis nagu kinnitab seda seisukohta, siis on 2017. aastal Sports Medicine ajakirjas avaldatud kirjandusülevaade, kus siis hinnati ühe jõuharjutuse, mille nimeks on Nordic Hamstring. Kui kedagi huvitab täpsemalt, kes ei tea, kuidas see harjutus käib, siis see on kirjutad Nordic Hamstring Google'isse ja tuleb kohe teile või YouTube'i tuleb teile kohe harjutus ette, et väga-väga levinud vigastusõnnetusharjutus jalgpalli juures, et seda ma arvan, et siin Premium liigas sisuliselt kõik võistkonnad teevad ja allpool ka kindlasti juba, et kus on vähegi füsioterapeudid kaasatud. Et selle harjutuse kaasamine treeningprogrammi vähendas selle uuringu kohaselt siis 51% tagareie vigastuse esinemise tõenäosust, et see on siis tagareie lihaseid tugevdav harjutus. Süstemaatiline kirjandusülevaade tähendab siis seda, et seal on siis võetud terve posu uuringuid, mis on tehtud selle harjutuse koha pealt ja siis nende uuringute pealt on võetud nagu keskmine tulemus. Et Kaspar, kas teie ka sellist harjutust kasutate seal esinduses või milline teie vigastusennetuse programm üldse välja näeb? Jah, seda harjutust ka kindlasti ja palju teisi harjutusi, et mis võiks nagu aidata mängijatel siis taluda rohkem koormusi, mängida rohkem jalgpalli, teha rohkem trenni, saada paremaks. Et nagu ma enne mainisin ka, ma arvan, et mida kõrgemal tasemele, seda spetsiifilisemaks see läheb, et peame hindama ka neid eelnevaid vigastusi, mis on olnud. Et mis tal on, mis on teda ennem seganud, kuidas me saame neid ära hoida või vähemalt nende tekkimist nagu vähendada, et nende probleemide tekkimist. Et siin on võib-olla ka see huvitav nende kahe alajaotuse nagu selline ristumine, et kui me tagareie vigastuste ennetusest räägime, et siis ka sprintimine võib olla see, mis siis tagareie vigastusi nagu vähendab, et eks ta ole selline, alustab siis nii-öelda koormuse reguleerimisest ja sinna allapoole nende spetsiifiliste harjutuste tegemiseni välja, et see kõik on selline kompleksne asi, et eks neid samamoodi ka seda kirjandust tuleb kogu aeg välja, hästi palju erinevaid ülevaateid ja seisukohti, et mida rohkem me seda uurime, mida rohkem me neid proovime, analüüsime, et seda targemaks me saame ka ise ja seda teadlikumaks, et kindlasti nende abistavate harjutuste kasutamine nagu peab olema üks osa sellest treeningprogrammist. Ja ma saan aru, et teil ka on mingis mõttes see regulaarselt nii-öelda toimimas. Jah, et kas see on siis grupipõhine, on see individuaalne, on see siis mingi vigastusest taastumine või selle proovida seda riski minimaliseerida, et kindlasti ta on seal figureerimus. Et Kaspar juba tõi välja ka siin sellise mõtte, et see on üks harjutus, et lõpuks on, kui me räägime üldiselt vigastusennetlusest, siis seal ikkagi, ma usun, et sa oled nõus muga, et kõik algab ikkagi koormuse reguleerimisest. Et nagu siin Kaspar ütles, et on see sprintimine näiteks, võib samamoodi olla vigastusennetlusharjutus, et lõpuks loevad need põhimõtted, et me teame, et me peame midagi nagu lisaks tegema mingi nurga alt ja see on nagu oluline ja seda, et me teeme regulaarselt seda, mitte et me teeme nüüd seda Nordic Hamstringi harjutust ainult ja arvame, et ühtegi tagareie vigastust ei tule, et lõpuks, kui me anname järsku käisime tal 2 korda rohkem trenni teha kui tavaliselt, siis suure tõenäosusega võib ikkagi midagi juhtuda. Jah, et mingis mõttes on isegi võimalik selle sama harjutusega seda vigastust tekitada, et sellepärast see ongi selline hästi kompleksne asi.
ja ma arvan, et kui rääkida üldse sellest treeningmetoodikast või treeningplaani koostamisest, siis ta on selline kogu siis selle meeskonna nii treenerite, füsioterapeudide kui ka isegi mängijate enda luua, et koostöö, et ju hästi palju siin räägitakse viimasel ajal interdistsiplinaarsusest, ka minu seal ülikoolis, kus ma praegu käin, siis võib-olla isegi interdistsiplinaarsus on siis, kui me kõik oma alade spetsialistid tuleme kokku ja ütleme enda arvamuse, mis see peab olema, siis võib-olla veel kõrgemal tasemel on lausa tegu sellise imelise sõna nagu transdistsiplinaarsusega, kus me peame tegelikult kõik saama mingitest põhimõtetest aru, et seda kompotti nagu kokku panna ja sellest terviklikult nagu aru saada, et kui ainult mina ja sina saame selle olulisest aru, siis võib-olla see ei ole nii hea, kui ka teised treenerid ja mängijad saavad selle olulisusest aru ja teavad, miks seda tegema peab, et selle läbi on, ma arvan, võimalik jõuda veel paremate tulemusteni. Ehk siis, kui me võime siin kas või, ma ei tea, spordipsühholoogi, neuroloogi või mõne muu, ma ei tea, arsti või mis iganes tegelase kaasata, siis sa praegu ütlesid, et põhimõtteliselt oluline ikkagi see, et ta saaks aru ka jalgpallist, et see annab meile palju suurema nagu efekti, oli see mõte? Ja vastupidi ka, et kui jalgpallitreener saab nendest põhimõtetest aru, et kui palju treenida või kui me treenime rohkem, et mis see enda kaasa toob või kui me teeme neid abistavaid harjutusi, et nende jaoks võiks olla ka oma koht, et ma arvan, et see tagab selle parema või rohkem siis edu kindlasti, kui see, et kui me oleme selles nii-öelda enda valdkonnas sees ja ainult ja mõtleme, et see on kõige tähtsam, et kindlasti siin samamoodi nagu ka harjutuste variatsioon on ka siis nagu see nende nii-öelda arusaamine väga tähtis, et mis need endaga kõik kaasa toovad ja kuidas nad üksteist mõjutavad, et sellepärast see ongi selline töö, mis ei saa kunagi otsa ja mida on iga päev huvitav teha. Ma korra toon siukse võib-olla elulise näite sellest mõttest, mis oli väga huvitav, et kohati võime võtta mingisuguse nii-öelda kehas ettevalmistuse fitness treener võime võtta nagu klubi juurde või võistkonna juurde tööle, aga kui ta ei saa aru, et jalgpall lõpuks on kõige tähtsam, siis võib-olla ta tulebki nende samade uuringutega, mis ma praegu mõned on veel teil näiteks, aga võtab need samad uuringud pihku ja näitab treenerile, et näed, me peame tegema neid asju ja lõpuks siis ütleme 40 või isegi kohati 50% treeningkoormusest läheb lõpuks jõuharjutuste peale ja treener siis ei jää ruumi jalgpallist harjutuste jaoks, et siis juba me oleme natukene nagu kaotanud oma sellise lähtepunkti, mille sa alguses välja tõid, et see 90 minutit jalgpallimängu, et see on nagu meie lähtepunkt. Et kui me sealt liiga siis oma sellest valdkonna keskelt nagu asju vaatame, siis me tegelikult võib-olla kaotame siis selle suure pildi nagu sealt ära. Et see on ikkagi abistav. Aga nagu ma lubasin, siis ma toon ikkagi veel teile natuke materjali. Selline organisatsioon nagu FIFA on meil olemas ja nemad on ka pannud kokku oma sellise vigastusennetusprogrammi, millega sa saad siis teha enne trenni, soovitatakse soojenduseks seda teha vähemalt 2 korda nädalas. Ja on siis üks ajakiri, siis see samuti vist 2017 avaldati Sports Medicine Research ajakirjas samamoodi süstemaatiline ülevaade, ehk siis seda FIFA 11 programmi on väga palju testitud, et võeti võistkond, kes ei teinud seda, siis jaotati nad pooleks, üks pool võistkonnast teeb seda programmi, soojenduseks teine pool ei tee. Ja siis niimoodi tehakse uuringuid, et kui efektiivne see vigastusennetusprogramm on, vaadatakse neid vigastusi, mis tekivad. Ja siis jälle on need posu uuringuid kokku võetud ja tehakse neist niisugune kirjanduse ülevaade. Ja selle kirjanduse ülevaate kohaselt see sama programm vähendas 39% jalgpallitel esinevaid vigastusi. Et ilus number jälle. Aga me ei pea sealt numbrist nüüd kinni hakkama, aga üldplaan on see, et ta omas positiivset efekti selle osas, et mängijad olid rohkem terved ja said rohkem treeninguid kaasa teha.
seesama FIFA 11 pluss programm panete jälle Google'isse, teil tuleb siuke ilus pildikene ette. Ja seal on kõik need harjutused olemas, et noh, seal on kusjuures seesama Nordic hamstring olemas ja seal on ka seesama sprintimine tegelikult isegi olemas, et vaatasin veel värskelt üle, et seal on siis mitte isegi sprintimine, seal oli väga kiirel tempol jooks, et väljaku otsa ja väljaku otsast tagasi, et see oli nagu osa vigastusennetusest. Et tihti me näiteks jalgpalliväljakul, kui vaatame näiteks keskvoolikuid, positsioonid 6, 8, 10, tihti nad tegelikult ei saa pikal distantsil sprinti väljaku peal, et tegelikult juba jalgpalliväljaku peal meil on see positsiooni spetsiifilisus nii oluline, et näiteks 6, 8, 10, nemad peaksid mingites trendides ikkagi saama ka sellist nagu pika distantsi jooksu, kus nad saavad oma kiiruse kätte ja läbi selle on ka seal vigastusennetus sees. Jah, et see on päris hea punkt, et kui need mängijad, kes mängida ei saa, ja nendele järgmine päev, ütleme selline päris kõrge koormusega trenn teha, et nii-öelda seda ka siis kompenseerida või siis nagu, et neid ka arendada, et mitte nende koormusi siis just teistega võrreldes vähendada, kuna ka nemad on osa võistkonnast ja neid on vaja, et nemad mängiksid ja oleksid oma parimal tasemel. Siis võib-olla see sprintimine või kiirel kõrgel intensiivsusel jooksmine võiks olla see üks osa, et kas või juba selle vigastuste ennetamise pärast siis ja kes meist ei taha siis kiiremaid mängijaid ka, et siis me võiksime ka sprintida. Sprintimine jääb kiiremaks ka või? Noh, jah. Võiks nagu. Võiks teha. Kas on mõni uuring selle? Peaks ka uuringu tooma. Igatahes FIFA 11 pluss, kui ei tea mitte midagi, mida teha, siis võite sealt vaadata mõne noppe võtta, et mis võiksid need soovituslikud harjutused olla. Ja toon ühe veel sellest valdkonnast vigastusennetususe teemast siis, et oli üks uuring, kus 35 Norra jalgpallivõistkonda siis võeti kaasati uuringusse ja viidi siis lähendajate ehk siis kubemelihaste jõuharjutused sinna nende treeningutesse sisse regulaarseks. See oli vist 3 korda nädalas hooaja ettevalmistusperioodil ja 1 kord nädalas hooaja sees. Ja selline jõutreening siis regulaarselt läbi hooaja näitas, et nendel mängijatel, kellel seda tehti, vähenes 41% kubeme või lähendajatega seoses vigastusi. Et noh, jälle, ühel oli 39, teisel 41%, aga mis siin alguses meil oli tagareie puhul oli 51%, et noh, jälle, et protsendist kinni ei pea hakkama, aga ikkagi olulisel määral nad vähendasid vigastusi ja seeläbi mängijad said tegelikult rohkem jalgpallitreeningut kaasa teha. Et see seos seal on, me küll kaotame mingis mõttes, võib-olla me saaksime 3 minutit rohkem selle, ütleme, et me anname jõutreeningu peale, anname natukene koormust, ehk siis me jalgpallitreeningust saame koormust, peame natukene vähendama selle arvelt, et kogu koormus jääks samaks, siis tegelikult see mingis mõttes tasub ära ennast, sellepärast, et kui nad saavad vigastada, siis jalgpalli koormus läheb sisuliselt nulli, aga kui me suudame seda stabiilsena hoida, siis me saame neid jalgpallilisi minuteid lõpuks nagu rohkem kätte. Jah, nagu sa ütlesid, et neid jõuharjutusi panna sinna trenniks ettevalmistava samaste harjutuste sekka, et kui see sooritus on juba nagu selles mõttes hea, et see mängija suudab seda okeil tasemel seda teha, seda harjutust, et siis see võiks olla ka ta individuaalse programmi nagu osa, et selle läbi oma sellist kallist ja väärtuslikku aega väljakul sa võib-olla isegi kaotad väga, väga vähe, et seda, kui selle peale nagu mõelda ja natukene sellega tegeleda, siis see on isegi nagu võimalik. Et tegelikult see reaalsuses see on 5 minutit nende harjutuste peale, kui me hoiame siis regulaarselt sees, ütleme, meil on 4 treeningut nädalas,
meil siis U21 võistkonnas me oleme enda jaoks füsioterapeudiga koostöös, kes siin samas podcastis ka oli muidugi, Georg Laasik, et temaga koos me oleme siis valinud välja 5 harjutust, mida me regulaarselt siis U21 võistkonna juures teeme. Neid me üritame iga nädal sees hoida, küll vahepeal, kui on tihe mängude periood, see on raske. Siis on meil alati seal peatreeneriga arutlemist, et kas ikka teha neid, kui palju neid teha võib, et see koormus ei läheks liiga suureks jõuharjutuste poole pealt, aga üldplaanis me oleme suutnud neid sees hoida ja meie siis lähtumegi sellest, et meil on need konkreetsed harjutused, üks neist on samuti seesama lähendajate harjutus, mis on siis nimetatakse Copenhageniks, Copenhagen abductor exercise, võite panna YouTube'i jälle leiate, siis meil on siis Nordic ja 3 harjutust veel ma neid, no võin ära nimetada, 1 jala peal kükk, külili jala eemaldamine ja pean kiiresti mõtlema, mis oli 5. harjutus, oli reverse Nordic siis, ehk siis rei esiosale, aga jälle, need on harjutused, loevad ikkagi need põhimõtted, et me hoiame mingeid jõuharjutusi regulaarselt sees, et see on see, millele ma tahan rõhku panna. Et meie oleme selle, siis korra selgitan ära, et meile on see süsteem lahendatud niimoodi, et me enne trenni, enne igat treeningut sisuliselt, isegi ka mängueelses treeningus teeme 5 minutit mingisuguseid jõuharjutusi, mis on nende jaoks tavapärased, neil teki sellest lihasvalulikkust järgmisel päeval, sest nad teevad neid regulaarselt ja seeläbi me siis olemegi oma selle vigastus-ennetusprogrammi nagu üles ehitanud. Esinduses ma saan aru, et see on individuaalselt teil pandud, et kes teeb mida. Jah, see on üks viis, kuidas oleme sellele lähenenud ja mõnikord ka grupiga koos, et sarnaseid harjutusi seal järjest, ütleme, selle 5 minuti jooksul läbi teinud, et kas ta on seal esimeses osas või ta on siis seal trenni lõpus, et jällegi kasutades neid vahendeid või neid võimalusi, mis see hetkel on, kuidas seda kõige optimaalsemalt nagu teha, kas siis oma keharaskusega või mingite abistavate asjadega ja kindlasti seda siis nii-öelda seal meil sees treeningprogrammis on. Mm-hmm. Ja kas need sama, Nordic, mis sa ütlesid, et on teil, kas teil see Copenhagen? Nordicut või siis seal sirge jalaga puusa tõstmine. Okay. Samamoodi siis need harjutused, see on kuuemele, nagu sa ütlesid, ja nüüd ütleme variatsioone nendest harjutusest, ütleme, mis sa siis nimetasid, sest tegelikult neid variatsioone on päris palju ja ka ütleme, selle variatsioonil võib-olla on oma osa selle üldse nende harjutuste sees, et kas ka selle peale võib mõelda? Jah, selles mõttes, et mainin, et me ka nagu varieerime, et tegelikult kui sa mõtled mänge enda peale, siis kui sa terve aasta pead tegema 5 harjutust, kogu aeg täpselt sama harjutus, siis võib natukene üksluiseks muutuda, et siis need variatsioonid on olulised, et oluliselt need on head, et tihti selle jaoks võib-olla peab mingid nagu baasteadmisi olema või kellegi nõu küsima, kui sa ise ei tunne ennast nagu pädevalt, et neid variatsioone teha. Ja, et seal need kaks peamist asja ongi, et see, kui ma pean kogu aeg ühte samat üksluiset asja tegema ja teine ka see variatsioon võib mängijatele anda mingeid uusi mõtteid, harjutusi, et see harjutus tundus päris hea, päris mõnus, et mulle meeldis seda teha, ma tundsin täpselt nagu ennast, et ma sain seda kohta nii-öelda tugevdada, et mulle endale see meeldis, et anda erinevaid nagu variatsioone või selliseid harjutusi ka mängijatele, et kui nad leiavad endale sellised harjutused, mida nad meeleldi tahaksid teha, siis see on jällegi ma arvan eelis, et kuidas neid asju võimalikult hästi läbi viia. Motivatsiooni küsimus ka muidugi, et kui sa annad mängijale valiku, saab ise valida, tal on kohe kõrgem motivatsioon seda asja nagu läbi teha. Aga räägime korra sellest põhjendusest ka, et miks need jõuharjutused sa peaksid vigastusi ennetama. Et võib-olla see jätka segaseks. Et ma ise võin alustada sellega, et see on siis, mina peamiselt näen seda läbi sellise mitmekülgse liigutuse tekitamise, ehk siis toome selle sama tagareie
teema, tagareie probleemid väga levinud jalgpalluritel, et kui me mõtleme, mis lihastega või mis liigutust me peamiselt teeme siis löögiliigutusena ja jooksmisel, siis tihtilugu on ikkagi reie esiosa väga tugevalt hõlmatud ja ta muutub seeläbi siis domineerivamaks, ehk siis ta on nagu palju, ütleme, muutub tugevamaks, ehk siis jah, see jõunäitajad seal on paremad. Ja kui nüüd järsku tekib sükene suurem koormus tagareil näiteks sprintides, kus ta peab suutma pidurdada siis seda reie esiosa poolt tehtavat liigutust, et reie tagaosa on siis täpselt vastupidine liigutus reie esiosaga võrreldes, siis tema peab pidurdama seda reie esiosa jõudu ja kui selle reie tagaosal ei ole piisavat lihtsalt jõudu, lihtsalt seda kõige klassikalises mõttes jõudu, ehk siis võimekus seda liigutust pidurdada, siis tekibki seal rebend, sest et ta nii-öelda tõmbab ennast jäigaks, kujutate ette, et see on mingisugune jäik materjal ja nüüd siis ikkagi sa tirid seda ja tirid nii kõvasti, et ta lõpuks nagu siis ka mingis mõttes võib rebeneda. Et see on üks nendest nagu mehhanismidest, mis seal tagareie puhul praegu hinnatakse, et see vigastus ja siis ongi seesama siis Nordic hamstring harjutus, selle puhul siis me tugevdamegi seda sama pidurdusliigutust tagareies, et ta suudab läbi nende siis ütleme seal, mis me korduse teeme, kuskil 8-10 kordust näiteks, et siis nende korduste ajal ta peab suutma siis seda liigutust pidurdada ja seeläbi siis ta saab ka oma jõunäitajaid parandada, see siis piirkond, jah. Ehk siis see on üks mehhanisme. Ja võib-olla ka, kui me räägime just noormängijatest, siis mingi oskus neid liigutusi üldse, oskus enda keha kontrollida võib-olla, et läbi selliste jõuharjutuste me saame panna selle fookuse sinna sellele sooritusele ja läbi selle nii-öelda siis parandada, see sõna mulle väga ei meeldi, et parandame autosi, aga jah, et tekitada sellist vilumust võib-olla siis enda keha kontrollis sellistes võib-olla ka spetsiifilistes olukordades, sellistes liigutusamplituudides ka, et nagu sa just enam mainisid, et nagu me teame, siis jalgpall väga ettearvamatu ja kui me kuskil mingeid pilte vaatame, me teinekord Sokkernetist või kuskilt mängu olukordadest, siis me näeme, et me oleme päris huvitavates nagu asendites seal, et võib-olla muidu meil jääb see enda jaoks võib-olla isegi märkamatuks, aga ja sa pead suutma ennast seal asendis kontrollides. Jah, ja täpselt teistpidi, või nagu teiselt poolt vaadates seda, et siis sellistes väga rasketes või kõrged või intensiivsed tegevused on üldjuhul ka need, mis määravad mängu tulemuse, et nad on väga olulised, et sa suudaksid ennast kontrollida seal ja viia neid asju nagu ellu, mis sa tahaksid. Et ma arvan ka, et see on suur osa just võib-olla, kui vaatame noormängijaid, et nad jõutrenni saaksid teha ja neid sellist vilumust endal siis nagu arendada, et see tulevikus on ka kasulik neile, et kui me vaatame sinna soorituse poole, et siis et kui me justkui oleme midagi juba varem teinud ja harjutanud, et siis ta tuleb meil ka üldjuhul nagu paremini välja, kui me hakkame midagi uut tegema. Noh, Kaspar korra mainis seda juba, et siin üks mehhanism on veel see siis täisliikuvus ulatuse arendamine, ehk siis nagu ma ennem alguses ütlesin, et jalgpall on tihti küllaltki ükstuine mäng, kus mingid liigutused korduvad, et kui mõtleme selle sama reie lähendaja peale, siis see kubemäe piirkond, siis sealt ja samamoodi ka siis eemaldamise liigutus, siis seda me tegelikult jalgpallis väga ei tee, et meil on siis kui te mõtlete selle liigutuse peale, siis see tähendab, peate mõtlema puusaliigese peale, kui te seisate,
siis saate ühte jalga viia siis kõrvale, ehk siis eemaldada nii kaugele kui võimalik ja siis vastupidises suunas ka, et siis nagu jalga eest läbi tuua. Et need on need siis eemaldamise ja lähendamise liigutused, mida tegelikult jalgpallis esineb väga harva. Ma ei ütle, et need üldse ei esine, aga need esineb väga harva. Ja seetõttu need lihased, mis seda liigutust teevad, ei saa siis sellises suure jõuga neid liigutusi nagu igapäevaselt teha, kui me lihtsalt ainult jalgpalli mängime. Et ja selle jaoks need harjutused ka on siis seesama Kopenhaagen või siis nagu ma ütlesin, et meil on see külili jala eemaldamine, see ongi see täpselt sama liigutus, et me tekitame neid kordusi, täpselt sama põhimõte on ka jalgpalli mängu õpetamisel, et kui me tahame näiteks ääre peal 2-1 olukorra lahendamist õpetada, siis jah, me võime panna lihtsalt nad jalgpalli mängima ja seal tekib 2-1 olukordi ääre peal, aga neid tekib väga harva ja siis meil on sellist fookus sinna panna raske, et mängijatel tekiks nagu siis arusaam, kuidas neid lahendada ja selliseid nagu võimalusi neid lahendusi läbi viia, et korra tekib, järgmine olukord tekib võib-olla 10 minuti pärast ja siis ongi trenn läbi juba, et saadki 2 kordust seda eesmärki täita. Aga samamoodi siis on meil jõuharjutustega, et me tekitame mingi trenni selle olukorra, kus tal tekib võib-olla trenni jooksul tekib ühe korra seda eemaldamisliigutus sellises mahus, aga me tekitame ise selle siis harjutusega neid ütleme kokku 30 korda näiteks. Et seeläbi me saamegi üks hetk seda liigutuse mahtu suurendada ja seeläbi siis need lihased, mis seda liigutust teevad, saavad tugevamaks ja seeläbi ka peaks nagu see vigastuse oht vähenema, sellepärast et need lihased seal on tugevad ja suudavad oma funktsiooni täita. Ehk siis see jõud ja täisliikuvus ulatuses jõud on oluline, et nad teevad seda selles terves amplituudis, mitte ainult mingisuguses kitsas vahemikus, et nad saavad terves liikuvus ulatuses toimetada. Okei, nii, vigastusennetus oli see teema, aga lähme edasi sealt veel ka soorituse parandamise juurde. Et Kaspar, kui tihti esindusmeeskonnaga päris nagu sellist nii-öelda õiget jõutreenid ette kangiga mõtlen siis ja võib-olla isegi jõusaalis ja niimoodi, kui tihti sükste asjad ette tuleb? No, et see oleneb jälle mitmest muust aspektist, kui tihti me seda teeme, aga jällegi annan sulle hästi selle poliitiliselt korrektse vastuse, et need mulle väga meeldivad. Et me teeme seda. et sa ei pea olema kurb, et ma ei pea muretsema. Aga kindlasti, kui me mõtleme mängu peale jälle, et siis vastupanuga, mis me nagu teistelt mängijatelt seal saame selle, et ka sellest ja sellest nii-öelda üle olla, et siis mingisugune selline ka arendav või meid abistab seal väljakul, ütleme, selline jõutreening kindlasti aitab ka, et Milline on väljakul toimuv jõutreening või jalgpallimängu all jõutreening? Üks variant ongi siis nii-öelda neid harjutada jälle, nagu sa ütlesid, nagu selle fookusega neid olukordi, kus ma pean kellegist võib-olla duellis tugevam olema või olema startides kiirem, et panna just nagu rõhku, ütleme väga siis sellistele olukordadele, mis siis juhtub nagu väljakul, et minna juba sealt, ütleme, väga mängusarnaseks välja. Aga nagu sa alguses küsisid, siis jah, et ka jõusaalis, ütleme, selline sooritusparandav jõutreening on meil kavas ja jälle mõtleksin jälle, et see vastavalt siis olukorrale, vastavalt siis sellele ka ütleme harjutused kogu grupile, harjutused individuaalselt mängijatele, kellega koos siis me näeme, et me peaksime midagi sellist tegema, et see üks selline suur protsess on, aga jaa, et nagu ka minu see ettepanek oli, siis ma arvan, et kindlasti on ka sellel teisel osal nagu oma koht olemas treeningprogrammis. Okei, räägime sellest väljakul toimust jõutreeningust natuke hiljem, aga
lähme sinna jõusaali juurde tagasi, et lähed jõusaali mängijatega, kas kükki ka teed nendega või? Klassikalist kükki, paned kangi turjale ja ütled nii poisid nüüd kükkige. Jah, et klassikalist võib-olla mingi variatsioon sellest, et kas me teeme siis väljaaste kükk. Kindlasti ütlen, et baasharjutused on hea koht, kus nagu alustada, et kükki jõutõmbe variatsioonid, puusatõsted, et täidame nii-öelda päris palju neid niisuguseid kaste, kuhu saab linnukest panna, et kui me teeme sellist sorti jõuharjutusi, et aga kindlasti seal me jällegi peaksime mida kõrgemal tasemel seda rohkem mõtlema selle indiviidi peale, et mis võib-olla annaks talle veel sellise eelise, missugune harjutus sellest kõigest või kas meil on võimalus ka üldse valides mingi teine harjutus, mingit riski natuke just vigastuse tekkel nagu vähendada, et jah. No see risk, millest Kaspar räägib, on see, et kui sa järsku võtad mingi harjutuse ja hakkad nüüd seda, mõtled, et selle harjutusega saad nüüd väga heaks jalgpalluriks ja teed järsku seda hästi palju, varem ei teinud üldse, siis nagu iga muu siis koormuse juhtimisega on see, et liiga palju, liiga järsku, tõenäoliselt lõpeb mingisuguse puudujäägiga kuskil ja see lõpeb vigastusega, et siis samamoodi jõuharjutustega, et järsku kükkinud kunagi ei ole, aga hakkad iga päev tegema seal 6 seeriat kükki, siis võib lõppeda mingisuguse vigastusega. Ja, et võib-olla see harjutus, võib-olla me tähtsustame võib-olla mõnikord mingit harjutust üle või kardame mingit teist harjutust. Kükk on kõige tähtsam harjutus. Et kardame just jah, nagu teist harjutust, et see küll nagu ei saa olla nagu hea võrreldes selle teisega, et see teine on ju parem harjutus, et me peaksime seda harjutust tegema, et kui mingi mõte seal nagu on, et kui me rääkisime seda vigastuse ennetust, et mingid harjutused nagu on, eks nendel harjutustel on ka palju plusse, et nagu see Nordic harjutus, et sa saad seda igal pool teha, et võib-olla sellepärast ongi hea harjutus, et saad seda põhimõtteliselt igal pool teha, eriti kui sul on veel sõber ka ligidal, aga jah, et ka kükki teeme. Aga kuidas see parandab teie siis, mis sooritust või missugust sooritust see kükk parandab? Miks see aitab meil saada paremaks? No siin jällegi nagu saabki selle kahe alamjaotuse osas seda nagu lahti mõelda, et see vigastuste ennetus, nagu me just rääkisime. Soorituse põhjal? Ja sooritus ka, et kui me ikkagi suuremat vastupanu suudame nagu ületada, et siis me arvame, et kui meil on ka see oskus seda hästi ära kasutada väljakul, et siis me peaksime olema edukamad. Et see on nagu see kõige suurem pilt, mida ma kirjeldan praegu, et eks seda üks ühele niimoodi mõtta ei saa, aga ütleme, et ta selles osas ongi selline ikkagi lõpuks kõrvaltegevus või selline abistav tegevus, nagu on ka palju võib-olla mõne teistpidi nagu ka toitumine ja muud asjad, et mõned suured managerid on ju öelnud, et ega nagu, kui sa pastat sööd ühe kausi, et siis sa kohe nagu palli ristnurka võib-olla ei löö, aga pikas perspektiivis on tal kindlasti oma osa selles mängija arendamises. Eks kui sa korra siin alguses ütlesid, et sprintimine võib-olla teeb meid kiiremaks, et siis, et kui me seda sama tegevust teeme, milles me tahame paremaks saada, siis selleks, et saada mingist tegevust paremaks, peaks sama tegevust tegema, et see on nagu siuke lihtlabane loogika ja samamoodi võib-olla selle kükiga siis, kuhu sa siis vihjasid, on see, et see sama liigutus tegelikult toimub ka küki ajal, et põhimõtteliselt sa pead jalgadega siis mingisugust vastupanu ületama, samamoodi su keha on siis nagu mingisugust raskust omab su keha ja nüüd sa pead siis jalga kõverdama, et võimalikult kiiresti jooksma hakata, siis sa pead oma selle jala võimalikult suure jõuga suutma sirgeks lükata, et see tõukaks su võimalikult kaugele. Et sama põhimõte kehtib siis ka küki puhul, et ja kõik see jõutõmme ja siis puusatõste, et sa pead siis oma
siis see kükise efekt on selles, et sa paned sinna lisaraskuse, et kui su keha muidu kaalub, ma ei tea, 80 kilo näiteks, siis paned sinna kangi peale veel 80 kilo, siis see efekt võib sellest tulla, et su lihased tunnevad, et okei, nüüd ma pean väga suure raskuse ikkagi suutma korra üles lükata, siis seeläbi võib-olla suudad sa kiiremini ja veel suurema jõuga ennast pärast seal palliplatsil nagu edasi lükata esimeste sammudega. Ja, et ainult loota selle küki peale ka ja, jällegi. On väga selline ühekülglik nagu mõtlemine, et kindlasti, et kiiresti joosta peaks ka nagu sprintima. Mul andmeid ei ole, aga selles mõttes, et ma arvan, et küki maailmameister ei ole kõige kiirem, ütleme sportlane, kõige kiirem sprinter. Ütleme niimoodi, et selleks peab ikkagi sprintima ka, aga see on siis jälle, nagu algusest peale me rääkinud, on abistav harjutus. Ja ma toon ka väikse siis tõenduspõhisuse siia selle abistava harjutuse juurde ühe järjekordse uuringuga, et 2019. aastal jalgpallurite peal läbi viidud randomiseeritud kontrolluuring, mis tähendab seda, et on kõrge kvaliteediga uuring, kus siis hinnati erinevat vormi jõutreeningute mõju jõu, hüppe ja kiirusnäitajatele. Et need olid siis, kui ma ei eksi, jah, see oli 6-nädalane treeningperiood ja selle perioodi tagajärjel oli vist 2 korda nädalas või oli 3 korda nädalas, peast ei mäleta, 2 või 3 nädalas tehti seda siis jõutreeningut ja selle 6-nädalase perioodi järel paranesid kõik need näitajad statistiliselt olulisel määral, ehk siis nii jõu, hüppe kui ka kiirusnäitajad paranesid olulisel määral. Ja ka teine uuring selles valdkonnas, ütlen lihtsalt ära ka, et neid uuringuid on väga-väga palju, neid selliseid valdkondi on tegelikult ka väga palju uuritud, et kohati võib seal mingit vastukäivust olla, sellepärast tulebki vaadata ka väga hoolikalt, mida lugeda, et on paremaid ja halvemaid uuringuid, selles mõttes kvaliteetsemat läbi viidud ja mitte kvaliteetsemat ja siis on ka sellised süstemaatilisi ülevaated, kus on võetud suurem hulk uuringuid ja siis nendega tegeletud. Et siis teine uuring, millest tahtsin rääkida, on avaldatud siis sellise ajakirjas nagu Journal of Strength and Conditioning Research 2016 ja seal vaadati siis professionaalseid jalgpallureid, et kes olid elukutselised jalgpallurid ja seesama kükkimise teema, huvi pärast siis vaatasingi just kükkimist, ehk siis kükkimistreening tehti raskustega, samamoodi kangturja peale ja kükiti erineva siis kiirusega tehti seda ja selle mõju siis oli, seda mõjutust tehti siis 2 korda nädalas ja 6 nädalat järjest, ehk siis kokku 12 treeningut ja mõõdeti siis sprindikiirust, ehk siis mõõdeti 5 meetri, 10 meetri, 20 ja 30 meetri aegasid enne ja pärast siis seda sekkumist ja leiti, et kõik need ajad paranesid jällegi statistiliselt olulisel määral, näiteks 5 meetri aeg paranes keskmiselt üle 5% kõikidel osalejatel. Et need on sellised nagu väiksed kirjanduse näited, millele me peaksime tuginema, et me ei võta nagu lambist seda, et mingit harjutust ütleme, et nüüd sellega saad sa nagu väga heaks jalgpalluriks ja me ei saa ka seda sama kükki võtta, öelda seda heaks jalgpalluriks, aga sellele me võime nagu, sellele tuginedes me võime nagu siis oma tegevust mingis mõttes põhjendada. Nii, aga kas ma tahab veel äkki selle teema juures või liigume siis 3. Võib-olla see väljaku peal jõutreening ka, et see on selline huvitav, et seda me teeme ju, see ongi see, mis me nagu jalgpallitreeningul ka teeme, et see on siis, et see sellest võib-olla erinev see jõusaalis treening ongi seal, kus meil on ka mingi koostöövorm, meil on mingi otsuste tegemine, et seal juures, et see läheb rohkem siis sinna jalgpalli spetsiifilisemaks ja kuidas me seda treenime ongi samamoodi nagu jalgpallis,
loome sellise olukorra, kus seda me saame selle fookusesse võtta näiteks, kui me näeme, et me tahame seda mingit asja väljakul arendada, näiteks üks mängimine, duellis jooksmine ja hästi palju erinevaid näiteid, ja siis me tekitamegi selle olukorra, loome need tingimused seal sarnased mängule ja arendamegi seda spetsiifilist, ütleme siis seda spetsiifilist võimekust, samas ka nagu seda oskust seal juures ja seda aru saama, et millal ja kuidas ma seda eelist enda jaoks nagu ära kasutan seal väljaku peal, et see on siis võib-olla see ja seda me teeme võib-olla isegi seda jõutreeningut väljakul me teeme nii-öelda väga tihti. Jah, me isegi ei mõtle, et me nii palju seda teeme, aga seda jõutreeningut teeme väga tihti, näiteks väikse pooltega mängudel siis, kus on vähe mängijaid, aga väljaku suurus näiteks ka väike või suur, aga seal me saame neid arvatavasti näiteks duelli olukordi tihedamini ja see ongi jõutreeningu üks osa näiteks väljakul. Mul on üks hea näide siit U21 võistkonnast, et kus üks mängija, ründaja siis tundis, et ta ei oska piisavalt hästi palli katta, kui talle tuleb siis sööt, ütleme nimelt, tal on kaitse siis seljas ja arvas, et tal ei ole piisavalt jõudu selleks. Et muidugi ma aitasin teda selle jõukavaga, aga ma andsin talle jõukava, aga ütlesin, et et proovime siis nagu paralleelselt teha ka sellist asja, et pärast trenni võtad mõne teise mängija ja seda sama harjutust paningi 4 dokki maha, külgede peale miniväravad ja eest viskad palli, samamoodi nagu kaitse söödaks sulle palli ja siis teine mängija on sul seljas ja pead siis suutma palli katta ja siis tegema enda ruumi, et saad mängida küljel olevatesse väravatesse. Sükene jalgpalli spetsiifiline moment ja sisuliselt ma ei teagi, kas ta üldse 1 või 2 korda juba tegi seda jõuosa, aga tegi pärast igat trenni, tegi süke 5 minutit võib-olla, tegi neid katmisi läbi ja 2 nädala pärast oli nagu väga-väga suur imestus, kuidas ta tuli põhimõtteliselt vahetusest mängu ja seal tuli vist, ma lugesin kokku mingisugune 12, 13, 14 palli, tuligi täpselt niimoodi, et ta tuli kehasse ja suutis kõik need 100% siis maha võtta ja oma kaasa jätkata. Et sealt ta sai nagu väga-väga suur efekti sellest enesekindlusest võib-olla ka, millest me ennem rääkisime, et ta tundis, et okei, ta oskab nüüd ja teiseks ta õppis nagu võib-olla natukene paremini ära kasutama ennast, mis oli ka tegelikult samal ajal jõutreenis, ta peab nagu kätega siis võib-olla enda ruumi tegema, jalgadega ennast suruma tahapoole, et vastane enda sealt suunist välja ei tükkaks ja nii edasi. Ja, et see oli hea näide, miks me peame ka nagu proovima mängust nagu paremini aru saada, aga ise meie treeneritena siin, et see annab meile mingisugused jälle eelised, et luua, et anda enda mängijatele eeliseid siis, et selle jaoks peame ka meie kogu aeg õppima ja ise saama selles ka mängust aru saamisest paremaks. Ja ma kahtlen, et oleks ainult see jõutreening teda nii suures mahus nagu aidanud. Hästi, Kaspar, võtame selle arutelu siin kokku ka, mis sinu jaoks kõige tähtsam osa oli või mis sulle nagu kõlama jäi siit täna? Ja, jõutreeningul kindlasti oma suur osa treeningprogrammis, kas ta on siis abistavate harjutustena, et me saaksime trenni teha, et me saaksime veel suuremaid koormusi taluda kuni selleni välja, et ka väljakul suudame vastupanule nii-öelda vastu hakata ja saame ka osavamaks, et eks ta on selline, ei ole selline sirge tee kohe, et kui ma teen kükki, siis ma saan ka väljakul paremaks, et ta on selline sinka-vonka see rada läheb ja meie treeneritena peamegi olema need abistajad, juhendajad seal kõrval, kes aitavad leida nii-öelda selle tee, kuidas kõige paremini siis lõpuks seda väljakul vormistada. Minu hinnangul kõige tähtsam oli see, et kohe alguses, mis Kaspar juba alustas ka, mulle väga ei meeldis see, et see on ikkagi abistav osa meie treeningutes, et ta on oluline, aga ta on abistav, et sellega ei maksa üle pingutada, sest et selle efekt mingis mõttes võib taanduda, mida rohkem sa teed seda, see ei ole nii, et mida rohkem sa teed, seda paremaks
seda paremat tulemused sa saad, et seal on mingisugused enda standardid, et mingil määral sees hoida, regulaarselt sees hoida, aga mitte nagu siis sellest teha oma trenniga tähtsamat osa. Ja, et on selline abistav või täiendav või seda õiget sõna ongi raske nagu leida, et igas keeles omamoodi see on nagu mõeldud, aga sellest põhimõttest kõik koos nagu treenerite kõigest aru saades, siis me teame, kuidas seda täiendavaid harjutusi nagu hästi kasutada. Ja selline oligi meie saade jõutreeningust jalgpallist. Aitäh Kasparile! Aitäh! Ja kõikidele kuulajatele kohtumiseni juba järgmisel hooajal.